Tere, kallis Piia, kuidas läheb? Väga hästi. Mis kell sa täna hommikul üles ärkasid? Pool seitse enne kella. Nii, kas pabistasid tänase kohtumise pärast või lihtsalt sellepärast, et pidid varem üles ärkama? Absoluutselt ei pabistanud, sellepärast peale reisi, kui ma nüüd Türgist tulin, siis millegipärast ma tõusengi. Ma olen välja puhkanud ja tõusen üles. Ja kusjuures sa näedki nii jumekas välja, enne kui salvestama panin, siis ma mõtlesingi, et appi, sa näed nii selline värske ja terve välja. Türgis käisid, Ja vaata. ma olen nii pruun, et ma ei hakka siit näitama, kui pruun olen. Ära näita, teed siin kadedaks nii mind kui paljusid muid. Kuule, Ja, aga ja. täna meil oli väike eesmärk ka, et kokku saada ja eesmärk oli siis see, et meil on tegelikult kaks asja, aga alustame sellest, et sa tellisid kunagi sünnikaardi analüüsi ja selle suulise versiooni ja suuline versioon, et teie ka, kes te nüüd kuulate siin kõik, et see on see, et kus ma siis jagan kõik numbrid üksipulki lahti ja seda teen siis häälsõnumitega ja Piia jagas mulle häälsõnumitega tagasi seda informatsiooni, siis me saime kokku Zoomi kaudu, siis me rääkisime veel ja nii nagu ma ütlen kõigile, et ma olen alati teie jaoks olemas, no ütleme keskeltläbi pool aastat, aga see pool aastat vahest venib ka pikemaks, nii et ega ma kuhugi ära ei kao, ma hea meelega hoian kätt pulsi peal ja vaatan seda nagu õigest aspektist, ütlen ka krõbedasti siis, kui tundub, et on vaja, vahepeal nahutan, ütlen, et nüüd kuule, ära aja segamini seda, et kas su keha ütleb, et sa ei taha praegu seda teha või on see laiskus. Et kui ma ikkagi näen, siis ma ütlen ja vot selline ongi. Kuule, aga mis on nüüd vahepeal juhtunud sinu elus ja üldse enne seda, kui sa räägid, mis on vahepeal juhtunud, ma tajusin, sa tõmbasid hinge kohe. enne see lugu, et kas sul on meeles üldse see kogu see protsess, kui see sünnikaardi see protsess oli, kas sa said sealt midagi uut teada või sa said pigem endale kinnitust? See ei ole nüüd Piia eksam, sa ei pea hakkama mulle rida-realt rääkima, aga üleüldse niimoodi vaata, see ju loksub paika ka mingi aja jooksul, see ju kohe, see ei tule kohale, seepärast et tekib ju mingid sellist asja, et päris rõve nagu või vastik, mis sealt välja tuli ja kas päriselt on nii ja ma ei taha ja ma tean ise ka, no ma teen kogu aeg parandusi ja saad aru, selliseid asju. et Aga veitsa, minul ei tulnud. et kommenteeri seda aega ja siis see, et mis sinuga nüüd edasi on saanud siin vahepeal. Ja tere, kallis Merike. Nagu ma juba tegin, sa oled imeline inimene ja sa oled imeline kõigest sellest, mida sa jagad, sest minul oli see väga suur abi ja ka järjest edasi on see suureks abiks nagu, et analüüsin. Oktoobri lõpus siis minu sünnikuul eelmine aasta sain ma sinult siis selle suulise analüüsi Mm. ja, ja siis sai nii palju selgeks nii minu enda jaoks kui ka elukaaslane, et noh, selles mõttes, et ahaa, et sellepärast ta selline ongi, sellepärast ta selline ongi. nii, mis minu enda jaoks sai selgeks, et seitsmendalt sündinud reisib palju, siis kolib, siis see, et ta tahab üksi olla. mul nüüd peale reisi on selline periood, kus ma tahan täiesti üksi olla. eile käisin ka jalutamas mere ääres, siis ma vaatasin, et sinul oli seal ka väga selline vaikne ja eile oli mere ääres ka, no nii imeline. Mm. et antud juhul sai nii palju selgeks läbi selle suulise analüüsi ja samas ka kinnitatud, et miks ma nagu hästi palju vaimseid asju nagu otsin ja kursustel käin ja et noh, et sellepärast, et seitsmed ongi sellised. ja mis seal siis veel oli? Seda kindlasti, et ma natuke põdesin siis, kui ma tegin neid videosid ja üles panin enne seda, kui ma sinult teada sain, et ai, ei tea, mis ikka mõtlevad. aga nii kui ma sain teada, et kolm, minu edukuse koodis on kolm, et minu osa ongi see, nüüd enam mul ei ole seal absoluutselt mitte midagi, ma panen lihtsalt ülesse, natuke vahel nagu vahe on jäänud sisse sellel jagamisel, siis keha nagu stressab natuke, aga kohe see ongi minu osa, et jagada ja pildis olla. et selles mõttes on nagu nii äge, et ma olen nagu nii palju saanud siis seda kinnitust
läbi sinu suulise, et sa teed ikka väga head asja, et see oli minul mõte, kui ma sinult tellisin selle, et see on viimane asi, et ma saaksin selgust endas täiesti, et ma olin nagu vahepeal stressis, et miks ma selline olen. Aga need numbrid aitavad nii palju endas selgust saada. ma läksin praegu sinu telefonis, otsin su edukuse koodi. natuke läheb aega, aga tead sa seda peast praegu ütelda või? Oma edukuse koodi? Ei tea. ei tea, jah? okei, ma mõtlesin, et siin selles suhtes ka teadmiseks teistele. 713 oli küll, 713, mis seal lõpus oli? no okei ma otsin selle siis välja praegu siin natuke scroll in seda meie vestlust. no Ja. kodutöö on tegemata, olgem ausad, näe, vaata, tuli välja, väga hea, näed. ja sul on 71436 ja sul on Ja. kolm tegelikult veel elude number ja see viitab sellele, et tegelikult, et sa peadki olema teiste aitaja, aga läbi iseenda eeskuju. ja see, et mis mul on väga hästi meeles, ma küll, kuidas ma ütlen, ma ei tea, kui palju ja avalikult ma seda ütlen, aga seesama asi, mis ma nüüd välja ütlen, on meil väga paljudel eestlastel ja minul kaasa arvatud, et need on sellised, et meil on kogu aeg loomu poolest tunne, et me peame teisi aitama. ja noh, ma nali naljaks viskan siin ikka seda, et vaata, me Nõukogude naised, me Nõukogude mehed, eks ju, et meid on sellise režiimiga kasvatatud, me peame, meil ei ole see, et mina tahan, seal on see, et mina pean tegema, kogu aeg peab mingi plaani täitma, lapsi aitama, mis sest, et lapsed on suured ja seesama kolm, mis seal on, minul kaasa arvatud ja sealt kaasnevalt tuleb siis sealt sünnikaardist ka välja teatud numbrid 12 ja 15, mis viitavad ka kaassõltuvustele ja igasugustele sellistele probleemidele. ma arvan, et sul olid ka need, minul on ka need, et ma nüüd väga sind ei räägi, ei analüüsi ja väga paljudel teil on. Ja. kommenteerige ka, et kes te olete saanud need sünnikaardid siia alla, tõr-tõr-tõr, et mul oli ka või mul on ka, siis teate, siin on see asi, et lihtsalt hakata iseendaga tegelema, iseennast armastama. see tundub teistele väga egoistlik, mina maadlen sellega päevast päeva, sellepärast et mul on sisse kodeeritud ka need numbrid ja siis ma võitlen, siis ma tunnen ennast süüdi. see on kõige õudsem asi, mis meil kogu aeg on see, et me kogu aeg alandame, pisendame ennast ja tegelikult me oleme kõik tulnud selleks, et üksteist aidata, üksteist toetama. ja see kolm, kallis Piia, on just see asi, et kui sa kuuled oma kehalt, ta läheb sinna tavalisse tuntud režiimi. et me, noh, kui ma näitan, siis ma teen midagi äkki sellist, mis teistele ei meeldi ja vaata sellist asja, aga tegelikult see number kolm lausa karjub su sees, minu sees täpselt samamoodi, jaga oma teadmisi. et see, kas on õige või vale, seda juba otsustavad inimesed, on ju, ja ka see energia, mis siin üleval on, sest õiged inimesed leiavad su ülesse. Teie täpselt samamoodi, kellel teil on see edukuse kood. päike tuli mõnusalt välja. Ja päike on minu ja ka sinu. Päike kinnitab, mina ju suhtlen päikesega, nii kui päike tuleb välja, see kinnitab täielikult, et nägid? mina teen õigeid asja ja nüüd noh, et me oleme koos ja päike on selline, ma räägin, et no eile ma ka mere ääres suhtlesin päikesega, merega, tuulega. Et see on imeline, et ma saan nii palju energiat päikeselt. ja ma mäletan seda, et peale seda, sellest analüüsi tegemist tuli juba suht palju juba möödas, siis sul tuli idee minu meelest, kui ma nüüd ei eksi, sa kutsusid mind vestlusõhtule. ja aga mis oli kõige kihvtim, siis sa ütlesidki mulle enne seda, kui see mõte sul tuli, ütlesid, Merike, sa ei kujuta ette, mis peale seda analüüsi kõik juhtus, siis hakkasid ju maalima, sul oli maalinäitus seal. äkki sa sellest ka räägid, et kas sa enne ka seda analüüsi vaikselt maalisid, aga võib-olla sa ei näidanud või sinu sees oli see energia, aga sa ei julenud välja tulla. kas see, mis sa sealt analüüsist teada said, et sa peadki loovusega tegelema, loomingulisusega tegelema, kas see andis sulle nagu umbes laksu vastu tagumikku, et kuule, Piia, kas nüüd või mitte kunagi? et mis sa seal kogu aeg kuulad teiste arvamust, hakka välja näitama seda, mida sa oskad. nüüd ma panin ja, sõnad suhu sulle kõik, aga ja, ikkagi. ei, väga hea, sellepärast et kõike seda ma tahan rääkida siin, aga no, et ei lähe nagu käest ära see. Et see vestlusõhtu oli minu arust Pärnus nii äge, nagu sa ütlesid, et ma kohe nagu kuulsin, et vestlusõhtud hakkavad toimuma, võtsin sinuga show'ti ühendust, et davai, teeme Pärnus ka, et see oli väga äge, mulle meeldis. Siis ja läbi selle ma sain teada, et kunst ongi, just mul oli vaja teada läbi selle
sinu analüüsi, et mis on see õige tee mul nagu, noh, võid ju teha, aga ikkagi nagu, et ja isaliini pidi tuligi välja, et see loovus ja kunst ja muusika, sest muusika mind väga ka paelub, et kui muusikas kuulan midagi, sümfooniad, ükspuha, siis hakkab silmade eest tulema kohe need tantsuliigutused ja maalimise asjad ja kõik tulevad nagu. Aga nüüd maalima ma siis hakkasin küll varem, aga ma tegin seda iseenda jaoks. Mhm. Siis detsembris tuli, see on hästi imeline, kuidas universum saadab sulle inimesi. Administraator, noorem inimene, mulle meeldivad alati nooremad, nendega on nii äge olla, sest neil on nii power'it onju. ja noorem inimene, no ütleme, mis ta nüüd on, 30, 40, et Soomest jälle sinna tööle, kus ma töötan Estonias ja nägi mu maale, ta on muidu ise ka kunstnik, nägi mu maale ja ütles, Piia, sa pead neid näitama. Ja kuna seal Estonias oli ju 10 aastat juba olnud need maalid, siis ma küsisin juhatuselt, et kas ma võin oma maale siia panna. Ja ma tänan seda Estonia juhatust, kes olid nõus, et ma võisin panna. Nii et nüüd on minu maalid seal üleval näitusel, seal on siis näitusmüük, et näitus ja müük koos ja päris alguses kohe inimesed nagu ostsid ka neid maale, et noh, niimoodi step by step, et nii kui lähevad maalid ära, siis jälle panen uued ja läbi armastuse ja energia ma nagu teen ja inimestele väga meeldivad need maalid nagu selles mõttes on nagu äge. Ja siis maalimine läks edasi selliseks, et ma hakkasin maalima selliseid väikeseid, selliseid, see on üks pilt raamatust, selliseid 30 × 30 seeriat. Ja ise mõtlen, et huvitav, et mida ma maalin siukseid nagu siin üleval on siuke naist ja hiingleid ja päike ja rahapuu ja igasuguseid erinevaid teemasid, mis mul seal on, naise ilu, meri ja siin väikest nagu oi kui nunnu. näed Jaa, nii ja, nunnu. ja et selliseid, millel on magnet isegi taga, et siis saab panna magnetiga ja noh, siin on nagu selline. Vau, vau. Aga see läheb nüüd kingituseks, mind kutsutakse juubelile, kus on mereteema ja siis ma mõtlesin, ai, ma kingin selle. Vau, kui ilus. Appi, Piia. Kuule, kas sa pole mõelnud oma mingit kursust teha, kus sa juhendaksid maalima inimesi? Tähendab, ma lastele praegu teen, Allika seltsi toes ma teen lastele, aga antud juhul ma ikka päris suurtele veel ei tee, aga eks ma vaatan. Step Vau. by step ja see on, tead, kui palju kindlust on andnud see numbrite maailm mulle, sest siit edasi see, mis ma siin näitasin, et see on siis nüüd raamatust, siis nüüd annan ma välja raamatu Ma just olin küsimas, et sa ütled raamatust, mis raamat? Nii, ja raamatu Hingepäike, kus vaat see, mis sa praegu ütlesid, et me oleme loodud aitama, mm, siis tegelikult see võib-olla see Kaan ei ütlegi seda, mis seal sees on. See lugu on sellest maailma algusest ja see, kuhu me peame jõudma, et ma natukene algust loen sulle, et siin inimesed ka aru saaksid. Ja kui on huvi, siis nad lihtsalt tellivad seda raamatut, kui see välja tuleb. Aga see algab nii. Saagu valgus, tuli hääl kaugusest. Täitku valgus kogu maad ja taevast, tuues meie südamesse soojust ja vaimu. Nii juhtuski, et päike laotas oma kiiret kõigi inimeste, looduse, veekogude ja loomade ja lindude üle.
inimesed tundsid, et päike tuli neile valgust ja soojust tooma, kuid nad ei teadnud, et kõrgel ja kaugel päikese sees on imeline kullast loss, mis pakatab naerust, rõõmust, headusest ja eeldusest. Päikeseloss oli täis imelisi hingi, kes sädelesid ja hullasid aega. Ja siit läheb edasi, et 2 päikesekiirt avastavad ühe ukse ja näevad meie maailma. Ja mis sealt edasi saab ja kuhu see kõik jõuab, saate siis teada, kui kunagi raamat ilmub ja endale selle soetate. Aga kui sa ütled siin aidata, siis seal ongi tegelikult, kuidas kellelegi jõuab see sõnum kohale. See ongi see, et kuhu inimene ühel hetkel jõuab. kas sul on raamatu versioon praegu laua peal või on see mingi mustand? See, kus sa nüüd lugesid? See on mustand kirjutatud sellest raamatust, aga raamatu versiooni mul ei ole, sest siis kui hooandjal saab summa täis, siis läheb kohe trükki. Ja esitlus on mul juba pandud minu enda sünnipäevaks, 7. oktoobriks on mul juba kõik üritus paika pandud ja teen väga ägeda uue näituse, maalinäituse, mis on täiesti, need on hoopis teistsugused maalid, siuksed suured ja hoopis küllusega seotud siuksed, ma ütleks kastist välja minu jaoks, mul hakkasid silme ette tulema sellised maalid ja kus ma ei ole näinud teistel selliseid, et noh, kui siin olen saanud inspiratsiooni, mis mul siin taga on nagu teistelt natukene, siis seal on täiesti selline hoopis midagi muud, see on nagu nii äge, et ma viingi kokku siis selle 7. oktoobril uue maalinäituse, raamatu esitluse ja oma juubeli. sa ei kujuta ette, mul on siin juba mitu korda käinud külmavärinad peal selles suhtes, et nii nagu ma eile ka vestlesin, olid meil podcast'i külalised ja siis mul on tunne, et keha annab märku, et see on midagi väga-väga võimast. Ja ma saan aru sellest, et see kõik on sul kuidagi avanenud peale seda, kui sa selle sünnikaardi analüüsi läbisid, töötlesid selle kallal ja vaadake, kui vähe meil inimestel tegelikult vaja on. meil on vaja justkui sellist erapooletut kindluse tunnet ja natuke rohkem, et meid lahti muugitaks. ja numeroloogia selles suhtes on üks väga hea tööriist, see ei ole ennustus. mitte, et ma vähendaksin ennustusi, sellepärast et ma ise ka armastan tarokaarte lugeda ja selliseid asju teha, aga vaata, numeroloogia, astroloogia ja human design ja veel teatud faktipõhised sellised uuringud, nad lihtsalt muugivad su niimoodi lahti ja see, et Piia tegelikult sinu sees oli see ju kõik olemas. sul oli vaja lihtsalt, et keegi ütleb, ehk siis keegi olen mina, Merik, eks ju. ütlen seda läbi numbrite keele sulle, et sul on see olemas ja siis tekibki see, et millal siis veel, kui mitte nüüd. ja eriti see, kui mina veel kõrgendatud hääletooniga veel ütlen, et Piia, nüüd sa hakkad seda tegema ja nüüd sa pead seda tegema, sest see on kuriteene, kui sa ei jaga seda, mida sa tead. see on sama, sorry, aga ma olen nii palju seda öelnud ka, et vaadake, kui mina ei oleks tulnud siia teile seda rääkima. et no lihtsalt mõelge selle peale. ei oleks mina Piiaga siin, ei oleks Piia hakanud seda tegema, nii paljud lood, mis on praegu veel rääkimata, mis inimestega on toimunud, mida nad on enda sees avastanud. ehk siis mina tulin, sina tulid ja me kõik tuleme ja me kõik tuleme aitama teineteist. üks see sinu sõna, üks see sinu väike pilt või suur pilt, üks see sinu luulerida, mis sul on seal või need read, mis sa sinna raamatusse panid, need kõik aitavad inimesi mingis mõttes. See kuskil kellelgi avab mingi järgmise ukse. Ma läksin nüüd käima tohutult, aga sorry. Ei, aga see ongi nii äge selles mõttes, et sina tulid, siis tuli Soomesse Eeva nimeline, kes ütles, Piia, sa pead ja tema on ka kunstnik ja tema teeb teist kunsti nagu, siis mina inspireerin teda ja näen, kuidas tema saaks edasi teha ja juba ta teeb, nii liigub edasi sinna, mida mina näen, kuidas tema saab.
ja see on nii äge, et ja siis me mõlemad läheme nagu põlema sellest ja selle oma raamatuga Hingepäikesega mulle on kunagi öeldud, aga ma ei saanud aru, kuna mu firma on ka Hingepäike onju. mul pandi kaardi ja öeldi, et sellest saab üks suur asi. antud juhul ma näen seal edasi sellest hingepäikesest veel edasi, mis ma selle teemaga kõik teen. aga see on väga suur sõnum, et ma ei ava seda, igaüks peab jõudma ise, kui, mis sõnum seal taga on, aga see juba saagu valgus, kus see on tulnud, siis vot igaüks peab sinna ise jõudma, sest see on minu protsess läbi kõige, mis ma olen aastatega tulnud. väga et võimas. see on väga äge ja seal on ka üks laul sees, et ma arvan, et esitlusel siis ma nagu siis laulan koos trummiga selle laulu ka ära, kuna muidu noh, see, kes saab hiljem, see ei näe seda laulu või ei saa, loeb ainult sõnu, aga et noh, et siis saavad ka aru, milline see laul nagu päriselt. kuule, aga kas sa mainisid praegu siin seda ka, et sul on tegelikult esitluse päev juba ka paigas, eks ju? koht on sul ka paigas, kellaaeg on ka või? Ja kella 6. Vot tead mis, siis jaga mulle pärast seda Messengeri ja siis ma panen selle siia video alla kirjeldusse, sellepärast sellega me anname nüüd ju totaalse energia sinna, et see sinu raamat tuleb välja ja inimesed juba teavad oma kalendrit sättida sinna. Vau, no kuule, see on midagi hullemat kui võimas. mul ka energia jookseb, see on lihtsalt nii võimas. ma ei julge öelda, kus lavadel ma kõike seda edaspidi näen. ma ei hakka ütlema, aga see on minu jaoks nii võimas. jaa, võrratu. Äh, esiteks siis see, et mina kui mittemaalioskaja inimene, siis mitte maalija, aga mu südames karjub ka see, et ma peaksin seda tegema. Ma olen kuidagi lapsepõlves küll teinud juhendatult, hobuseid mulle hullult meeldis maalida. et aga mis materjali sa kasutad, mille peale sa maalid ja mis on see akrüül? Ma ei tea rohkem asju, vesivärvid, košvärvid, mis asjad need vot on, seda millega? tahtsingi rääkida, et hooandjas on mul ka kingitused, kes seal mingi summa paneb, võib ka niisama panna, onju, aga kingituseks 15-l on siis see minimaali oma ja ma kasutan siin akrüül struktuurmaali või struktuurpastat lõuendile onju ja kulda. siia panen kulda, igale maalile ma üldiselt panen kulda, see on külluse nagu märk ja kuna ma elan mere ääres, on ju Pärnus, siis on see ikkagi seotud. siin ei ole kirjutatud, aga seal minu töö juures on siin Pärnu ka kirjutatud, et inimene, kes seal käib ju välismaalasi ka, et ta saab omale osta ja siis on tal nagu mälestus, et ta on nagu Pärnust, et siin on näita. ühel peal, nii. ja väga kihvt, väga lahe. näita seda tagaosa ka, et sa ütlesid, magnetiga saab kinni panna. ja magnetiga on siin noh, et ilusti jääb kinni, kui panna sellise, no ma proovisin külmkapi külge, et väga ilusti ja jääb kinni. võrratu. ja ripud, või rippuma siis, saab. kui ei taha magnetiga, siis paned niimoodi. onju. ja oota, sa mainisidki nüüd seda hooandja. tead, kui huvitav nüüd, kui sa ütlesid seda hooandjas, ehk siis ma saan aru, et sinna on see ülesse pandud, eks ju. ja, aga tead, enne seda, kui me sinna natukene nüüd lähemale lähme, siis vaata, ma ütlen ühe sellise seaduse. see on selline seadus, see on minu enda välja mõeldud seadus nii. Äh, vot siis, kui sul tuleb sissetulekut, siis sissetulek oleks vaja ära jaotada teatud hulgal, ehk siis heategevus on selline nagu üks asi, kuhu kohta siis panna ja mina olen seda teinud juba aastaid, mitte ainult aastaid, vaid isegi aastakümneid. juba siis, kui ma Eestis elasin üle 20 aastat, ma olen Soomes juba elanud, aga enne seda ma ei mäleta, kas siis hooandja oli, aga see, mida ma olen alati teinud, on lastefondidesse pannud teatud summasid, sõltub siis sissetulekust, vahest vähem, vahest rohkem. ja siis ka koerte varjupaika, kasside, loomade varjupaika olen pannud. ja siis Mhm. mingi aeg ma avastasin, oli selline, mulle väga meeldivad sellised näitlejad nagu Piip ja Tuut. Nad on sellised ja, väiksed ja, klounid ja.
ja siis neid ma toetan jälle siis aeg-ajalt. loomade varipaik on selline üks koht, kuhu ma alati panen igakuiselt, sealt on kohe püsimakse ja lastefond on ka püsimakse. miks ma seda kõike räägin, sest ma avastasin siis oli see Hooandja, jah? ja, Ja hooandja, siis ma mõtlesin, et teate, kui vinge koht see on. Ja üldse sina nüüd, kui hakkasid rääkima, et sul on hooandjasse, mul kohe tuli nagu selline äratundmisrõõm, sest no teate, see on ikkagi niimoodi, kui sa seal kuskil guugeldad või vaatad, et kuhu nagu toetusi panna, siis lihtsalt see hooandja tuli ka kuidagi mu ellu. ja mulle nii meeldis see koht üleüldiselt, minge ka scroll'ige, kui te pole seda veel teinud. kui väikese panusega me suudame tegelikult kellelegi anda nii tugevaid toetusi, ehk siis see 1 eurogi, ma ei tea, milline see kõigi miinimum on, aga seal 5 on ju eurot. 5 eurot, jah, et seal on ju ka sellised, kui ma nüüd ei eksi, mingi küla kohta taheti teha, nagu teate see, et kus inimesed nagu kokku saavad, selline kogunemise koht, mingi maja, siis mingid noored teevad mingisuguseid asju ja see on Ja, hullumaja, kui lahedaid värke seal on. see on täiesti, keegi pole tellinud issand, mis on müügikõnet, aga see, kui sa ütlesid, et hooandjas on see üleval ja ma mäletan Birgit, üks naine, kes elab Šotimaal minu meelest, tema raamatut ma ka kunagi toetasin ja see oli nii võrratu, mulle nii meeldib kõik, kes sinna selle kaudu toetust otsivad, jumala eest minge ja aidake väikeste panustega, täpselt nii, nagu teil võimalik on. et ma ei saa siit mingit kasu, aga mulle väga meeldivad ettevõtlikud inimesed ja ma olen suure südamega kõiki aitamas. kuidas sina ja. selle peale tulid, et hooaega, ei, mis see oli, hooandja? Ja. kuidas see protsess käib üldse, kui see nüüd mingi saladus ei ole, võib-olla praegu keegi, kes ka toimetab seal, mõtleb, et tahab midagi teha, et kuidas see käib kõik? no mul oli äh, minuga tekkis see üldse niimoodi, et ma ju läksin neid maale raamatukogusse viima, on ju, noh, see on seeria, täiesti selline seeria on ju mul siin. ja et pange üles ja siis panin lihtsalt selle lehe, et ja siit lugege seda muinasjuttu ja raamatukogu juhataja vaatab maale, vaatab, issand, kui ilusad on ja nad läksid nii taustaga seal kokku ja mõlemad vaatame ja mõtlesin, ma võin trummiga tulla seda laulu ka laulma ja natuke rääkima ka ja siis me saime mõlemad aru, ei, see on raamat, mis peab tulema siin, mitte nii, et ma käin siin kuskil rummitamas. ja ma läksin koju ja ma võtsin ühendust inimesega, keda ma tundsin, kellega me koos olime nagu töötanud ja tema töötab kirjastuses ja tema vaatab üle tekste ja Mm. ütlesin, et ja mul oli nii kindlus, ju see oli õige aeg, nii kindlus sees, ütlesin, ma teen seda esimest korda, palun aita mind step by step. ja siis tema hakkaski rääkima ja kõik see hakkas siis sealt edasi veerema ja siis ta ütles, et pane hooandjasse ülesse ja siis veel taotle linnalt nagu toetust. aga kuna see linna projekti taotlusel on pärast nii keeruline tagasi kõike seda teha, siis ma loobusin sellest, ma ei hakanud seda tegema, aga see hooandja nagu tõmbas mind ja sinna ma sain ülesse selle asja. nii et telefoni mulle helistatakse, aga see selleks. nii ja niimoodi see nagu sinna huvitasse jõudiski ja nüüd nagu käisin vahepeal nagu käisin reisil ära ja siis hooandja oligi üles pannud. aga mis on põnev, mis mul meelde tuli, et eelmine aasta täpselt samal ajal käisin ma näen su häält esinemas ja laulsin neid 2 laulu, Maailma rahu ja Ema, kas ma saan kuulsaks ja täpselt samal ajal nüüd tuleb raamat välja, mis on ka antud juhul maailma rahuga seotud. ma räägin, seda sõnumit tuleb vaadata, kuidas sa selle välja sealt loed. rahu on eelkõige sinus endas. kui me selle aru saame, siis ka muutub kõik meie ümber ja onju. ja et see ja mis nüüd edasi, siis aasta pärast tahaks täitsa näha et hästi huvitav protsess nagu. vaat sealt saingi mulle see hooandjasse, et mul see
trükiinimene siis andis selle mõtte. selle kohta ma ütlengi, et unistada tasub suurelt, selles suhtes, et kunagi ei tea, millal nad täide lähevad ja nad võivad isegi ootamatult kiiresti täide minna. et kas sinu sünnikaardis oli selline number ka nagu 18 sees või? mäletad sa? ei äkki mäleta. oota, all oli, äkki oli. ma kohe lähen luusin siia sisse, mul on praegu ta veel siin käepärast. sa räägi nüüd, ossa Mait. nii, räägi. on või? ta on veel sellises kohas sul see 18. seal all Piia, oli minu arust. sa saad kõike, mida sa tahad oma elus, saad sa aru, jah? jah, ja, päriselt, lihtsalt isegi pasa ja, saad ka kaela kõik, mis sa mõtled. vabandust, ja, ütlesin välja. jah, ehk siis vau, vau, vau. vaata, see ongi selline koht, no mis, ärme siis hoia seda saladuses, et kui teil on number 18, kes te olete saanud sünnikaardi seal suguvõsa karma võlgade osas, siis see viitab sõna otseses mõttes, et sinu käes on see Harry Potteri võlukepikene ja sa pead olema väga teadlik, mida sa oma elus tahad ja kõik see, mis sa välja ütled, see, jah, mida sa välja teed, siis see kõik tuleb sulle tagasi, nii et noorepõlves ja tehtud ma olen vead. väga ettevaatlik sellega ja kui on veel see noh, kui midagi halba mõtlen, ma kohe tühistan, sest ma olen selle tühistan. kui tuleb mingi halb mõte, mul tuleb see tühistada, sest mul on kunagi olnud kogemus ühe asjaga, mida ma hakkasin mõtlema ja tõesti see ei olnud hea asi, see juhtus, nii et ma kohe, nii kui tuleb midagi, kohe tühistan, nii kaua ütlen seda, et see energia ei läheks edasi. Mm. ja sul on ameti kolmnurga tipp on 22 ehk siis see on ka meistrinumber, see on nagu megavinge, megavinge. no vot, ja kui teie tahate ka teada, mis teil seal on, siis ma vaatan praegu lihtsalt siia telefoni sisse sinu asju, ma ei hakka siin näitama sinu sünnikaarte, aga vau, sa oled võrratu tüdruk selles suhtes, et usu iseendasse ja ära tee ennast peenemaks või väiksemaks, kui sa oled, seepärast et sa oled võimas, sul on suured tööriistad ja noh, sõbranna poolest ütlen siis seda, et ole ikka oma soovidega ettevaatlik ka. et no lihtsalt sul juhtuvad need asjad väga kiiresti, et nii head kui halvad asjad, nii et jah. aga äge on ikkagi see, et kui sa oled sealmaal, et sa tunned, et sa teed õiget asja, et ma nagu lähengi niimoodi oma rada, et siin ühed teevad ühte, teised teevad teist, mingid kuulsused. ma nagu ei lase seda üldse kõigutada, ma mäletan vanasti ma nagu, oi, tahaks ka selline olla või selline. ma tean, et ma teen õiget asja, ma lähen sellel teemal edasi. kas sa oled, Piia, seda tundnud ka, jälle nüüd ma vaatan su numbreid, siis mul lähevad kohe keeled valla, seepärast ma näen nii palju informatsiooni su kohta. et sul on Räägi, tegelikult universumi tugi ju täiesti olemas, et on ja tugev. ja et siis siin, kui sa praegu just energeetiliselt sa teed seda asja ja sa tunned, sa ütlesid ka, et kõik nagu õiged inimesed hakkasid kohe tulema sinu tee peale, et sa pead nagu seda kõike tegema. see on minu meelest üks kõige megavamaid asju, seepärast sa oled oktoobri laps ehk siis 10. energia, see viitab sellele, et universumi tugi ja 7 inglite tugi, eks ju, see on ma selline iga värk. päev räägin nendega, päikesega räägin, inglitega, tänan kõiki, see on igapäevane, see on minu sees, lihtsalt tuleb. ja samas on see, et teie nüüd, kes te kuulate ja siis mõtlete, et aa, ei tea, kõlab nagu räige muinasjutt või selline asi. teate, siin on see lugu, kas usud või sa ei usu. ja kõik ei olegi valmis oma analüüsiks, kõik ei ole valmis seda nägema, mis seal sees on. ja mul on hea meel, et selliseid ärkajaid on nüüd palju. me saame aru, et nii nagu mingil ajal oma eluetapis me oleme elanud, et me oleme kuidagi ikkagi miinusesse kaldunud, mina kaasa arvatud, me kõik oleme teinud neid vigu ja sinna ei ole vaja kinni jääda. elu on elamiseks, siin on vaja lihtsalt edasi minna ja vaadata enda sisse ja Piia on teinud täielikult kannapöörde oma elus. ja ma olen nagu mega õnnelik selle üle, sest see, mis praegu toimub su elus, see on lihtsalt fantastiline. ma arvan, et sa pead ka arvatavasti aeg-ajalt ennast näpistama vist, et aru saada, et see ongi sinu uus elu ja sa oledki sina ja kõik on võimalik. jah, on see nii? nii väga, jah, väga, väga et äge.
et äge. sa ei pea süüdi tundma, kui sa hommikul ütled, et ma olen ilus ja mul on kõik hästi ja aitäh, Piia, et sa oled koos minuga. Et sa ei pea ennast võrdlema teistega, et kes mida ütles, vaid see, et sa teed endale pika pai ja ütled, et sa oled nii nunnu, Piia, aitäh. Vähemalt nii, Ja. nagu mina endaga flirdin hommikuti aeg-ajalt ja tihtipeale ja kiidan ennast, et ma saan iseendaga koos olla. See on üks kõige Ja. ülivahvamaid. Ja uskuge mind, ma ei teinud seda vähemalt 5 aastat tagasi, ma ei teinud seda enne absoluutselt, ma ei teadnud, et seda tehakse. ma ei teadnud, et niimoodi saab ka elada, et sa flirdid iseendaga, armastad iseennast ja ütled, et vinge mutt, lahe, kähku Ja. magama, kähku hommikul üles, et saaks jälle toimetama minna. ja, Et sul ja on ma täpselt räägin ka seda ka. iseendaga niimoodi, et see on nii äge, et ja vaat seda mina ka ei teadnud, et see miinused ja plussid on läbi selle algul ma ei saanud aru, kui ma sind kuulama hakkasin numbrite keelt, aga siis mul jõudis kohale, mis see miinused ja plussid on, et jaa, et sa teed oma ka tööd, endaga tööd ja siis sa jõuadki sinna plussi, aeg-ajalt võib-olla ja langeme sinna miinusesse, aga me juba teame, et me saame tulla sinna tagasi ja mul on olnud siin perioodis 2 korda väga selliseid langenud, siis saadetakse sulle inimene, kes on sellisel päikese inimesi, kes aitavad sul taas jälle tulla tagasi, sellepärast et no ma räägin, et pane ainult tähele, mis ümber toimub ja Ja täpselt nii, nagu sa ütlesidki, et pane tähele, teate, kui palju meile antakse päevast päeva märke kogu aeg, et eriti siin selline alles eile ühe külalisega ka rääkisin seal podcast'i, kui tegime. See, mis ma ise olen tähele pannud, et võib-olla sa, Piia, oled samamoodi. Loed mingit sõnumit, nii, loed ära, vastad ära, nii kõik, siis sa kuuled ühe selle mingi sõna, kuuled kuskil raadios, keegi laulab midagi, sa kuuled selle fraasi sealt ja mõtled, oo, just kuulsin kuskil seda, onju. Ja kogu aeg ja siis veel, kui näiteks ütleme, elukaaslane helistab või tuleb tuppa või ütleb sulle, et kuule, ta ja seal on see sõna sees, siis sa mõtled, oh, mis asi see nüüd nagu on, nii nagu eile, ma mõtlen, kas see oli Kadri, kellega me rääkisime, siis Kadri ütles ka, et see on see koht, kus sa pead hakkama ennast, sa pead hakkama uurima, mis asi see on, et sulle tuuakse mingeid asju ja sellised inglitädid, nagu meie siin sinuga oleme, heas mõttes, sest number 7 lihtsalt demonstreerib inglitoetust, siis ja, ma ei tea, kas sa oled, Piia, sellist asja teinud, mina olen. Kui on mingi selline pead murdev mingi mõte ja otsid nagu vastust ja palud siis nagu seda vastust ja siis mina olen küsinud inglid, no inglid, kui te olete olemas, andke mulle mingi märk ja sul tuleb justkui ei tea kust mingi sulg. On sul mhm. sellist asja olnud? Lihtsalt on mul olnud niimoodi, et nad kogu aeg kinnitavad autonumbritega ja sulgedega minu ümber, et ma ei ole küsinud. võib-olla olen ka. teate, kuna ma kogu aeg suhtlen universumiga, kindlasti on olnud, sul kogu sest aeg infot jookseb. ja mul kogu aeg info jookseb ja ma kogu aeg tänan, et see on müstika, järsku vaatad, mis asja, kust see sulg siia sai. Et noh, nad kogu aeg kinnitavad, et nad on nagu minu juures, et see on nagu väga müstika, et mis toimub ja mulle meeldib see, mulle nii meeldib see. Ja siis, kui vaata nüüd mõni mõtleb, et issand jumal, mis juttu nad räägivad, mingit täiega, mingi voodoo või mingid ahaa, naised, kuulge, tulge maa peale. No vot, siis mina ütleksin, et sina, kes sa nüüd praegu kuulad ja mõtled seda, ütled, et ma ei viitsi isegi edasi kuulata. kuhu sa oled kaotanud selle oma väikse mina? millal sa viimati oma väikse minaga rääkisid? peatu hetkeks ja mõtle selle peale, et aga mida see sinu väike mina tahab? sina, kui sa oled nüüd mees, kindlasti seal mingisugune 50-aastane, väga suur juhus, kas selliseid üldse satub mu kanalile, väga suur austus teie vastu, kui te tulete siia. ja kui sa oledki nüüd mees seal a la 40+, et siis kommenteeri ka siia, pane kasvõi plussmärk, kui sa ei taha kirjutada. et sa vaatad seda kanalit, et andke ka märku selles suhtes, millal sa küsisid viimati iseenda käest, mida sa päriselt tahad just selle väikse mina käest. mina olen seda katset teinud ja aeg-ajalt vestlen iseendaga. nii nagu ma olen seda ennegi videotes öelnud, ma ei tea, Piia, mis sinu väike mina tahab, aga minu väike mina tahab tihtipeale tantsida. ma räägin temaga siis, kui kurb vahel olen, siis ma võtan ta sülle, aga jaa, võib-olla tõesti tantsin. ma juba sellega tunnen, et ma olen nii paljudele rääkinud, et kuulge, usute ka, et ma nii vanaks saan?
et ma olen ju täielik selline nagu laps, täielik laps on ju, la. aga ikka pannakse mulle niimoodi, kuule, ära mõtle vanusele, mõtle sellele, et noh, ja aga ma ise mõtlen, mis asja, tegelikult ka või? no vot, siis kohe küsikski, kui vanaks sa saad, kuule, või kui vana sa oled? ma saan 60 oktoobris, ma saan väike. 60, no vot, see pole mingi vanus. tead, mis mina mõtlen, et vaata, ma olen numeroloogiliselt rääkinud ka, et on kolm sellist murdepunkti inimese elus. 25 toimub esimene pluss-miinus 2-3 aastat, siis on 35, siis pluss-miinus, mul oli 33, oli selline keskea kriis, et ma mõtlesin, ma panen pillid kotti, ma tõmban minema nagu siit maapalli pealt, täiegi nagu pff. Ja siis ja, see järgmine on 45 ja minu meelest, saad aru, 45 elu täiega hakkas nagu toimima alles, mis sest, et olid mingid mureprobleemid seal sellises faasis just. aga ma nagu nüüd mõtlen, et aga kui nüüd on juba nii kihvt, mis siis edasi veel saab? et ja, see, et sina oled 60 ja sa särad seal nagu lapsed, selles suhtes minu meelest on nagu eriti vinge, tähtis, et lolliks ei lähe. et no ma ei tea isegi, mis on loll, on ju, aga see on see, aga jah. vaata, kui sa vaatad seda kaardi või seda, mis seal on, see pentagramm või seal, vaata 62, 63 hakkab mul päike paistma ju. ma vaatasin, no mina siin põen, et millal ma ju tajun, et midagi tuleb, aastaid tajun, muudkui kiirustan ja nüüd sealt vaatasin, mis asja. sul on seal väga huvitavad numbrid. on, et jaa, no vot, ja vaata kui hea, kuus et on see, jah, räägi. kuus on ju armastuse energias veel suuremaks läheb, see läheb veel suuremaks, nii nagu see raamat ja kõik see teema ja kõik see läheb veel suuremaks. sest minu unistus ikkagi lapsepõlves oli maailma rahu, kus mina teadsin lapsena tahta maailma rahu. sul 60-aastaselt aktiviseerub number 12 ja mis viitab konkreetselt 100%-list loovust. see on, no ma ei tea, kuidas sa alateadlikult seda nüüd tajusid, et sa selleks ajaks teed endale selle presentatsiooni, selle päeva. me paneme selle siia kõik üles, selle info ka, nii et issand, niimoodi tuli päike praegu välja, saad no aru? ma räägin, no niimoodi. ükski midagi, mingi päikesekiir või asi käis sul selja tagant läbi. appi, mind kummitab siin miskit või? ei, see see oli tuli selline, niisugune, see tuli säuhti läbi, okei, aga ehk siis jaa, ah, sul täiega nagu ja ma vaatangi su kaarti. no vot, kui te tahate, siis ma näitan, ma näitan niimoodi, oota, ma vaatan, ma zoom in, ma natukene näitan sinust asju. ma vaatan, proovin näidata niimoodi, vaadake. kas te näete, jah, 12 ja 60. kas näed hästi või, näed õigesti või väga hästi näed. oh.? jess, nabakümp ütleb ja, soomlane. ja ega siin midagi, aga siis, kui ma panen salvestuse kinni, siis ma ütlen, mis 12 miinuspooled on, nii et seda ma avalikult ei ütle. vot, ja, jah, ja, et seda ma ütlen isiklikult. ja tead, mis, siis võtame selle asja niimoodi kokku. mina olen sinu üle väga uhke, sest see on tegelikult sinu teekonna algus. mis edasi saab, seda me tuleme kuulma veel ja ma väga loodan, et sa tuled meile seda jagama ja panen siia video alla siis kirjeldusse ka sinu kontaktid, sinu selle hooandja lingi ja siis panen ka selle presentatsioonipäeva, nii et kellel vähegi võimalik, kellelgi vähegi soovi, siis tulge ja vaadake Piia toimetusi ja seda eelkõige selle jaoks, et kui sina ka kodus praegu mõtled, et sa tahaksid teha neid asju ja sa ei julge, siis laena Piia julgust. ma arvan, et Piia on nii ja, päikseline inimene, et ta jagab rõõmuga seda, ja seda oma ma kogemust. niimoodi toetan alati, vot see on ka minu osa olnud, et ma olen tähele pannud, et kui ma lähen kellelegi külla ja ta näitab, et vaata, ma teen siin seda, et ma olen oma lastele ja lastelastele teinud ja noh, keegi koob ilusaid nukke või need, siis mul hakkab kohe töötama see, kuule, aga teeks sellise Facebooki sellise lehe ja sa paned pildid üles ja sa hakkad ju sealt müügi pealt saama. mul hakkab kohe see töötama, ma ei tea, miks, aga ma kohe tahan teisi nagu aidata, kui on nii äge asi. Mm. et jah, vaata, see et tuleb sinu elude numbrist number 3 ja üleüldse sul on nii vahvaid numbreid siin ja see, et vabandust, edukuse koodi lõpus on number 6, mis on totaalne selline armastuse number.
jah, ja jah. sa oled selline loomu poolest energeetiliselt siis ütleme 3 ja 6. sa oled selline väike kanaema, vaata, kes ütleb tutt-tutt-tutt-tutt-tutt, tulge nüüd kõik siia, tutt-tutt-tutt-tutt-tutt, piiakene hoiab, emmekene hoiab kõiki asju, et eks siis sinu sees on jaa, suur armastus, mida sa peadki jagama teiste inimestega. sellega tuleb mul meelde, et kui inimesed näevad mind oma tütardega koos, need siis noh, mõni sõbranna või tuttav, siis nad on alati kadedad või nende tuttavad, et meie see armastus on, mis ma jagan oma tütardele, oma lähedastele, nad on kadedad selle peale, et nii suur armastus on. et see on minu jaoks nagu müstika, et nad ei ole sellist armastust nagu kogenud ja näinud ja nad igatsevad seda. Mm. aga tead, vaata, kui hea, et sa selle nüüd siia lõppu ütlesidki, sellepärast et teate, armastus on meie enda sees ja kui me iseennast armastada ei oska, siis seda peabki alustama peegli ees iseendaga vesteldes, et muidugi see, et kui sul on palju rahvast, ära siis kõva häälega räägi, seepärast me saame ju telepaatiliselt endale ka läbi peegli armastust jagada. ja kui sul pole ühtegi killukest peeglit, sellepärast et sa ei armasta peeglist ennast vaadata, siis lihtsalt istu ja mõtle enda peale ja täna ennast kõige selle eest, et sa oled olemas iseenda jaoks. ja toetades siis seda raamatut Hooandjast ja kunagi ka endale selle soetades, siis saad sa väga palju teada ka, kuidas täpselt ennast. nii. ja ma agiteerin ka tegema igasuguseid selliseid oma võimaluste piires muidugi toetusi ka erinevatesse fondidesse ja jagage näiteks ka siia kommentaaridesse, millistes fondides teie olete osalenud, kuhu te olete toetusi andnud, sest ma tean, et tehakse enne jõule vaata hästi palju selliseid agitatsioone ja kui tuttav on sulle see hooandja keskkond, minule väga meeldib. et ma olen nii uhke su üle, et sa ka oled üks hooandja kollektiivist seal selles suhtes, et käin, klikkan ja jagan hea meelega seda siin ka video all. aitäh, kallis Piia. aga tahan lõpetuseks öelda, et kui ei ole veel selgust, kindlasti tellige Merikesega seda suulist või kirjalikku analüüsi, sest Merikese need numbrid ja asjad nii aitavad meid edasi. palju kalli teile kõigile. aitäh, kallis Piia. no vot, siis ma reklaamingi seda teie, kes te olete saanud kirjalikku analüüsi ja teil on justkui midagi veel puudu, siis on videokohtumine olemas, et mine sinna koduleheküljele www.numbritekeel.ee ja kliki sinna, kirjuta mulle sinna kommentaaridesse ja lepime aja kokku. ma tulen veel su numbreid lahti muukima. et hea meelega aitan ja teie, kes te olete juba saanud minuga kõik asjad läbi tehtud, võtke uuesti nööbist kinni, vaatame veel, mis teie elus on toimunud, tulge jagage nii nagu Piiagi jagas oma lugu, mis on toimunud. Rutt Maal on aktiviseerunud tohutult, ma olen hästi palju ka reklaaminud, nii et tehke kõik seda, mis teie sees õhkab ja jagage seda nii nagu Piia seda teeb. aitäh, Piia, et sa oled olemas. ja aitäh sulle ka, kallikene. ja nüüd, kui ma panen selle salvestuse kinni, siis ma ütlen, mis tähendab 12 ja tema teine pool. ja kui sina tahad teada oma teisest poolest, siis võta minuga ühendust numbritekeel.ee. tšau.